No tšau! Meelis on kalal, nagu näete. See on puhkuse nädal nii minul kui Ilmel ja üritaks siis võimalikult palju ikka jõe ääres ka käia või vähemalt looduses. Täna sain alustada küll suht hilja alles peale lõunat, hommikul muud asjaajamised ja plaan on ikka järgmine, et kõigepealt põhjaõnged sisse, mis on juba sees. See siin ussiga natukene juba tudiseb. Mõned meetrid eemal katsetan põhjaõnge kärbsetõukudega ja võib-olla ka maisiga. Lihtsalt huvitav teada, kas siin peale ahvena ja haugi mingit muud kala ka on, mis võiks maisi näiteks tahta. Eks siis ole näha. Aga ühesõnaga alustan püüki, loobin spinningut. Seekord olen targem ja panen isegi väiksele tšigile panen trossi vahele, sest kui te eelmisest videost mäletate, siis suht keskmine haug välja tõstmisel lammustas nööri lihtsalt läbi ja oligi kogu lugu. Seekord natuke targem. Tross vahele ja siis vaatame, mis saab. Nii et hoidke pöialt. Nii, see põhjaõng on siis kärbsetõukudega sees. Sellised toredad elukad, kohe näitan ka. Ärge ehmatage, nõrganärvilised. Ai, panevad plagama. Head ilusad ingerdised. Nendega oleks muidugi hea väikest kala püüda, aga vaatame, kuidas siin ahveli nendele reageerib. Nii et tundub, et täna vist tuleb jälle nullipäev. Absoluutselt mitte mingit võttu, ei ussi, ei kärbsetõuku. No maisile ma ei panustanudki eriti. Tulen erinevaid silikoone proovinud siin, tšigisid. No mitte midagi. Isegi põhjaõngega ei ole mitte kõige väiksemad tärinad ega tilinad ka. Kell on juba 2:30. Tavaliselt just sellel ajal umbes see parim võtt hakkas. Aga noh, mõned tunnid veel istun ikka ja loodan, et äkki tuleb kala. Proovin täna erinevaid lante ka. Nüüd on saanud varuda siin erinevaid tšigisid ja eri värvi ja eri suurusega sirpsabasid ja muid imevidinaid, nii et vaatame, kas meelitamegi täna kedagi konksu otsa või mitte. Kahtlane tundub küll. Olen vist ikka ja kõik ahvenad siit välja püüdnud. Nii, nüüd oli üks esimene tõsiselt võetavam signaal, et keegi võiks ussi vastu huvi tunda. Aga jäi kahtlaselt vaikseks. Midagi ikkagi on, proovime. Ja midagi seekord on. Läks ära vist. Ikka on väike ahven, jah. Nii, aga see läheb meil kohe. See läheb meil kohe haugi jahtima. Täpselt paraja suurusega. Nii. Pagan, see on jälle konksu nii sügavale söönud, et noh, selline poisike. Vaatame, paneme augijahile selle. Nii, aga nüüd tundub, kas nüüd on kellaaeg õige või parv all siin. Tundub, et mingi väiksem nikats on jälle ussi miilustamas. Jätsin vist kogemata nüüd liiga pikka lipsu, sest vahetasin konksu ja vaatame, kas on midagi otsas. Ei, vist ei ole. Või siis on väga väike. Ikka ongi väike ahven jälle, jah. Mis toimub täna siis? Mingi väikeste ahvenate päev täna. Aga noh, sellel on konks paremini vist sees, et teine juba vist andis saba seal otsas, et äkki saame sellel konksu paremini kätte ja läheb jälle augijahile. Noh, vaatame edasi. Nii, võimalik, et keegi proovib. Tundub, et täna on mingid väikesed ahvenad kõik all.
haugi on ka natukene vahepeal liigatas, ei tea, kas keegi mingi väike haugi eest honksamas. Korraks käis vee alla õrnalt, aga siin on praegu vist vaikus, aga igaks juhuks tuleb jälle kontrollida. Ja midagi vist isegi on, ei ole. Üle puu oksta vist läheb jälle. Jälle väike ahven. Jesus Christ. Superstar. Miks nad niimoodi teevad täna minuga? Väiksed ahvenad. Ja jälle nii sisse söönud. Oi. Kas sellist Eestit me nüüd tahtsimegi siis või? Aga no vaatame, kas saame konksu ilusti kätte. Nii, viimase ahvenega läks natuke paremini, see jäi ilusti ellu, sain konksu kervelt kätte. Siputab praegu seal unna otsas, vaatame, kas õnnestub auk ka välja meelitada, milles ma küll kahtlen, sest täna on nii soe ilm ja päike veel särab, et ootame, kuni päike ära keerab, äkki viitsin veel paar tundi olla siin. Nii et hoidke pöialt. No nii, täna päevaks lõpuks esimene spinninguga saadud ahven ka. Päris korralik. Selle võib isegi võib-olla koju viia. Kokku saab äkki siis, kui aug mul teist ära ei vii, 3 ahvenat. Tipp-topp ahven. Seda unna otsa ei pane. Nii et kõige viletsam päev täna ei olnudki. Ahven muutub siin õhtupoole, paistab aktiivsemaks, nii et natuke veel oleme. Tundub, et vahelduseks on keegi jälle põhjaka otsas meil. Siputamise järgi tundub jälle mingi väike ahven. No vaatame. Ei tea. See siputab päris korralikult. Ai, väike ikka jälle ka. No sellised nad täna on. Ei liha ega kala ja muidugi konks on jälle tagant otsast väljas juba peaaegu, nii et noh, vaatame, kui unnaotas elussööt on surnud, siis paneme selle asemele. Päike hakkab nüüd puude taha minema ja paistab, et ahven on liikuma hakanud. Haugid on küll täna kuskil peidus, aga vaatame, sinna vist jälle mingi väike nööp otsas. Ja vist ei ole midagi. Käis lihtsalt proovimas. Jah, ei ole. Aga kontrollime ussi ja jälle tagasi. Täna ei ole kuskile kiiret ka, nii et võib natuke nikerda siin. Viimane ahven on unna otsas ja siputab päris korralikult, kuigi sai haiget. Äkki ikka meelitab augi välja, kui enam päike otsa peale ei paista. Katsetame edasi.